FitShop, tuntud ja turvaline. Suhteliselt rohkem jookseval selga valutama? Jah. Kas ta on rohkem ühelt poolt, teiselt poolt? Siit. Ehk siis õlast hoopiski. Tervist, mina olen füsioterapeut Georg Laasik. Räägimegi täna siis sellest, mis asi on füsioteraapia ja miks seda teha. Muidu mingid kaelapingeid siinpool näiteks? No on ikka tööl ka ja istumine. Rohkem siin kui siinpool? Siin on rohkem alati. Paljud isegi ei tea, mis see on, et arvatakse, et teeb massaaži ja nii lihtne see ongi, aga tegelikult on paljudel näiteks spordimeeskondadel nii massöörid kui füsioterapeudid. Näiteks ütleb, et tahab seljaprobleemiga minu juurde tulla, siis minu hakkan mõttes läbi käima igasuguseid vaagna ja alaselja asju, aga siis tuleb välja, et valu on hoopiski kuskil mujal, mida mina nimetaks hoopiski teistmoodi. Et õla ja turja ja see definitsioon on igal inimesel erinev. Aga see selleks. Nii. Okei. Ma arvan, et see võib huvitav olla. Vaatame neid lihaste jõudusid. Et siis teeme paar lihastesti. Mina isiklikult näiteks olen lõpetanud Tartu Tervishoiu kõrgkooli ja peale seda siis ennast pidevalt täiendanud erinevate koolitustega. Et praeguseks on neid läbitud umbes 10, aga jätkan pidevalt. Et ma teen nagu siukest oma nägemust, kus ma siis kombineerin nagu erinevaid meetodeid erinevatest valdkondadest selle järgi, kuidas patsiendi seis parajasti on. Aga mida siis näiteks tavaharrastaja võiks minult või füsioterapeudilt saada nõuda? Et kindlasti üks asi on see, et treeningu tsükli ajal lihtsalt näiteks kiirendada taastumist. Et see on väga hea, kui on näiteks suured treeningkoormused, valmistutakse mingiteks võistlusteks, siis see vähendab vigastuste ohtu ja võimaldab treenida suuremal koormusel. Nüüd siis näedki massaaži. Teine variant näiteks, mis on väga kasulik, väga populaarne, on ettevalmistus või ülevaatus, mida teha näiteks enne mingit hooaja algust või üldse enne spordiga tegelema hakkamist, eriti kui inimesel on olnud varem mingeid vigastusi. Et vaadata üle, kuidas kõik lihased, liigesed töötavad, need nii-öelda enne ära timmida, kui suuremad koormused peale panna. See võimaldab jällegi vähendada vigastuste ohtu ja kiirendada taastumist. Et mina pakungi näiteks siis ongi kõike alates massaažist, siis erinevad massaažiliigid, klassikaline ravimassaaž, gua sha massaaž ja siis kombineerin neid erinevate füsioteraapia võtetega. Ja lisaks teen pidevalt koostööd erinevate spetsialistidega, et selliseid inimesi, kes ei ole saanud leevendust või abi, on väga vähe. Et kindlasti tasub ära proovida ja mõelda sellisele asjale. Enne ma töötasin üldse disainerina, tegin turundusvärki ja siukest ja mõtlesin, et peaks eriala vahetama ja siis mõtlesin, et meditsiin meeldib, aga arstiks ei taha ja sport meeldib, aga kehakultuuri õppima minna ei taha. Ja siis tekkiski siukene huvitav klõks käis peast läbi, et füsioteraapia on ju siuke, kus põhimõtteliselt saab ise valida, millega tegeled ja mis suunda lähed.
üks asi, mida ma hästi tihti näen, ongi näiteks see, et inimesel on õlavalu, mis iganes põhjusel kukkunud või lihtsalt üle treeninud. Ja mis sellele väga tihti järgneb, on see, et tegelikult see õlavalu võib minna kuni kaelani, trapetsini, kuni peavaluni. Enne trenni tehagi aktivatsiooniks neid siukseid mingeid staatilisi isomeetrilisi harjutusi. Et samamoodi käte hoidmist küljel, näiteks minut, pöial all, pöial üleval. Et sa aktiveerid kõigepealt need lihased ära, mis sul nõrgemad olid. Ja siis teed oma harjutus edasi. Et tegelikult nagu öelda inimesele, et tööta vasaku poolega rohkem on nagu, sa võid seda öelda, aga kas inimene seda reaalselt ka seal seeria ajal teha saab, on nagu teine asi. Et mis ma üritangi nagu inimestele nagu boonusena pakkuda, erinevusena tavalisest massaažist on see, et ma õpetangi nagu võtteid, mida inimene ise teha võiks. Et minu silmade järgi, mida ma näen, et mis on nagu paigast ära ja mida inimene ise kas või iga trenn või kodus teha võiks, et see asi paraneks. Et inimesed küll saavad tänu sellele kiiremini terveks ja tulevad vähem minu juurde, aga ma vähemalt võin südamerahus öelda, et ma olen neid aidanud. Inimene võib tulla samasuguse probleemiga või öelda, et näed, mul on sama asi, mis mu sõbral oli, aga tegelikult on täiesti erinev asi. Lihtsalt nagu tema jaoks võib tunduda sama, aga põhjused ja need võivad olla täiesti erinevad. Trapetsi treenimine on tore, aga ärge üle pingutage sellega, et trapetsil on teine funktsioon ka, trapetsi alaosal on õlgade allasurumise funktsioon, et treenige seda ka, sest et muidu läheb kõik siia üles kokku, turi läheb pingesse ja on peavalud, kaelaprobleemid, samas igasugune allasurumise liigutus lõdvestab trapetsit. FitShop. Tuntud ja turvaline.